Suunamudijad. Juba ei suuda. Suunamudijad on tagasi. Kas nad on üldse kunagi ära läinud? Ei tea, aga meil on uus saade nimega Suunamudijate tuleproov ehk Battle of Influencers. Ma ütlen alustuseks tere. Vabandust, et ma nii pikalt eemal olin. Mul on väga hea meil tagasi olla ja kui sa küsisid, et mille üle ma naeran. See sama ongi või? Battle of Influencers. Battle of Influencers. Battle of Influencers. See on nagu kuskile paned puuri, need Squid Game'i mängid. Aga ma tõsiselt ka ei oska hetkel arvata, mida endas kujutab Battle of Influencers. No saade on uus, Go3-s. See tuli mingisugune eelmine nädal välja, ma panen lingi alla, saate vaadata seal teisi epse ka. Aga ma nägin mingit reklaami. Juba oli lappes või? Täiesti perdes. Aga ühesõnaga, mis meil on siin? Suunamudijate tuleproov. Sydney on saatejuht. Ma ei tea, mis siit oodata. Kas Sydney leidis endale selle niši, vaata? Ta tegi ju selle kõige parem kaaslane. Battle of Influencers. Battle of Influencers. Ja siis ta ju tegi midagi veel. See on päris naljaks, paneks nad ringi, vaata kuskile. Kõik hakkavad üksteist taguma, vaata. Ma ei tea, vaadates need inimesed seal, kas nad taaksid üksteist. Võib-olla või keegi, ei tea. Aga reklaamist ma vaatasin, et päris värvikad tegelased. Värvikad, tõepoolest. Värvikad tegelased, jah. Ja kui reisisaade vaatamata, siis minge vaadake reisisaadet, kõik kepsid on väljas. @CE stuudio, mingi followma, pange aeg kirja. Mis teema sellega on, et te kõik ajasite sassi, et TV3-s jooksis Ameerika saade ja samale Elisa Huubis oli Balkani saade. See tekitas inimestes võib-olla sellist arusaamatust. Ja kõik oli see, et üks saade vaata. Ja see on üks sama saade. Ei ole. Mine vaata Balkanit, ära istu siin. Aga meie vaatame Battle of Influencers. Me peaks ka seal olema. Ma arvan, et meie üldse ei sulanduks. Meie oleksime seal imelikult. Enne kui me videoga edasi läheme, siis räägime tänase video sponsorist, kelleks on Storytel. Storyteli ühes videos juba mainisime ja need, kes liitusid, teid oli väga-väga palju, aitäh teile. Aga need, kes ei tea, siis Storytel on suurim valik audio ja e-raamatuid ühes mugavas äpis. Kuna praegu on salongiga ja muude asjadega kiired ajad, siis Storyteli ma kasutan praktiliselt igapäevaselt, panen mingisuguse audioraamatu käima ja saan parasjagu muid toimetusi teha. Storytelis on 700 000 raamatut nii eesti, inglise, vene ja soome keeles, mida sa saad rahulikult e-raamatuna lugeda või audioraamatuna kuulata. Ja endiselt liitumiseks klikka descriptionis oleval lingil, aga ole ettevaatlik, sest ainult selle lingiga, ehk siis minu lingiga, saad sa 30 päeva Storyteli täiesti tasuta kasutada. Nii et korraks puhka, video pausile, registreeri kasutaja ära, siis tule tagasi, sest meie jätkame videoga. Go3 esitleb. Tere! Tere! Teie olete vahel mõelnud, mis asi see suunamudija töö üldse on? Kes on need influencerid ja kas nad peale ilusate piltide... Ma juba hakkasin. Kuule, aga see nagu... Mul oli see liigutus kuhugi kadunud. Kas see nagu küsimus ei ole mingisugune viimased mingi 7 aastat on? Mis asi on suunamudija? Kes on suunamudija, vaata? Tegelikult nagu 7 aastaga võiks nagu asi selge olla, ei või? Minu lemmik sõna on koostöö. Koostööpartner või? Vaata, mina kasutaksin niimoodi. Promootor. Mis ma veel ütlen? Ma kasutaksin kuidagi mingit sellist, vaata nagu, et me oleme partnerid. Kui me teeme midagi, siis me oleme partnerid. Partnertehingud. Aga igal pool on see koostöö sõna ja see sõna koostöö on minu jaoks nagu nii ära rikutud kuidagi. Ei no suunamudija on juba lappes sõna. See on täiesti. Ärge öelge suunamudija. Influencer on palju lahedam. Vanaema liitud, kuule vanaema. Vanaema proovi, mis tööd teed. Kui ma olen influencer. Ma olen suunamudija. Aga sa ütled influkas. Mis teed? Mudin suunda. Kuidas? Lapselaps. Kuidas? Ma teen TikToki videoid. Ma teen riilse. Tubli poiss, raha teenid. Ei, siis küll. Aga mudi siis edasi suunda. See midagi päriselt ka ära teha oskavad. Proovime järgi. Ees ootab eksperiment. See on semi nagu mingi armastuse maleva type beat, et pannakse neid tegema mingeid asju, mis on nagu päris töö või? Jaa, et teeme siis päris töö. Suunamudijad 9 to 5. Ehk siis paneme nad ilmselt mingid peldikud puhastama. Et see on nagu see päris asi. See on nagu see päris asi, vaata. Et kui me räägime, et mis on päris töö, siis on see, et sa pead kellegi sitta korjama kuskil. See kõlab nagu loogiliselt. Suunamudijad sitta korjamas. Algab suunamudijate tuleproov.
Suunamudijate tuleproovis hakkavad oma tähelendu alustavad noored sisuloojad omavahel võistlema tiitli nimel, mis annab ühele võistlejale pikaaegse koostöö Baltikumi ülese suurbrändiga. Sureks ennem ära, kui kaotaks selle sarja. Mutis! Ma olen põlema ennast varsti. Laialt on levinud ütlus, suunamudimine pole mingi töö ning päriselt käsi mustaks teha ei osata. Seks müüb! Tšau! Nüüd saavad saates osalevad noored võimaluse vastupidist tõestada ja seda teesi ümber lükata, sest õige pea tuleb näidata, mis puust tehtud ollakse. Liigutage ennast! Nii tööga hakkama saamist kui sündivat sisuloomet hindavad tuntud tegijatest moodustub žürii. See oli nagu üllatavalt terav. Vittu see Reigo Ahven. Ja mis suunamudija ta on? See oli nagu... Reigo Ahven. See oli praegu väga perse story. Ei, aitäh. Saatke koju. Ongi, korjavadki sitta, literaali. 8 episoodi sita korjamas. Called it. Suunamudijad sitta korjamas. Aga tunduvad kõik hästi elavad inimesed. Sita korjamas on tulebki elavale muud moodi saagi. Suunamudijate lõhna on juba tunda ja kontsaklõbinad kuulda. Siit nad saabuvad. Mina olen Robin Sulg. Robin! Sina või? Robin Sulg, meie siis Eesti kuulus transseksuaal, kes nüüd hakkas suunamudijaks. Aga kusjuures ma ütlen, Robin Sulg, väga aus inimene, sest tead mis või? Kui meil oli see salajuttude Alexela show, on ju. Pärast meil oli Aftekas, me läksime Glammi, on ju. Tuleb Robin Sulg. Mina olen Eesti transseksuaal, mina maksan kõik kinni. Maksis kõik arved kinni, lihtsalt kõik. Kurat, tahaks järgmine küsimus on see, et palju sul OnlyFans raha makstakse? Päris palju ilmselt. Päris palju. Reaalselt vend tuli, ta mingi Soomes vist tegeleb ka, vaata, Soome rahadega. Tuli, maksis kõikide arved kinni. Läksime edasi T3. Jälle maksis kõik kinni. Tuli sinna ka. Ta tuli sinna ka, jah. Oota, kuidas see on, kas transseksuaalne ma ei tea, ära küsi. Oot, tema asi selgeks. Ära küsi, las rahvas otsustab. Ja rahvas ütleb. Kas ta siis on, oota, kuidas öeldakse? Oli kunagi, sündis meena, kas ta on transseksuaalne naide või ta on transseksuaalne mees? Saad aru, see ei ole nii liitsne kõik. Aga nii palju ma sulle ütlen, tal on jumala pohhu. Nagu see on ebareaalne. Ma tean, et ma olen sükke, mul on täiesti pohhu, mul mind absoluutselt ei huvita. Nii et vähemalt selles osas ta on nagu chill. Ta on siis transnaine. Transnaine, okei, selge. Küüntega ja täiskasvanute meelelahutaja sisutööga. Ringlait on kaasas, sul on enda valgus. Meie teekond siin kanalil algaski tegelikult OnlyFansi sisu vaatamisega. Aga ma ei tea, kas see on nagu päris head content. Kas see on nagu päris see content, mis me hakkame vaatama nagu koos sinuga? Ei, miks mitte? Nii palju on vahepeal, mis 4 aastat tagasi oli see kõik. Me peaks nagu hakkama algusest peale vaatama, mis vahepeal juhtus. Mis vahepeal, kaugel maale Eesti OnlyFans on? Kes meil tegutsevad varsti tekivad? Polegi ammu raha raisanud. Võiks. Ma lähen Tallinna ülikooli reklaam- ja suhtekorraldust õppima. Sul on, mis sul seal särgi peal kirjas on? Boys Love Mais. See on ka mu disainitud. See on ka või? Sa tulid ikkagi siia. Boys Love Mais, see on minu disainitud. Ma arvan, see on täpselt siuke asi, mida sa suudaksid ka ära teha. Mees. Milfs Love Me. Uus merch incoming. Ostke. Milfs Love Me. Kitlema ennast. Keepsud, särgid, värgid. Ja, et vaadake, ma olen kohal. Sandra, väga meeldiv. Tule. Sandra, kes meie Wingmani saates? Wingmani saates. Sai korvi rõvedalt? Ei, kas ta mitte Arlesele ei andnud korvi? Arlesele ta vajutas niimoodi. Sandra ühesõnaga, vaatame, mis ta siin tegema hakkab siis. Me teame üksteist. Päriselt, jah? No võt, maailm on väga väike. Me olime muusikavideos koos. Jaa. Olime kõrvud, me viskasime palli. Me viskasime palli kahekesi seal mingi 3 tundi, nii et. Kelle muusikavideos? Pliksi muusikavideos. Pliks on mul lemmik. Siis loopisidki palli selle. See nagu Friendsis vaata kunagi, kui see Chandler ja need viskasid palli seal mingi terve päev vaata, lihtsalt mingi viskasid vaata, pomm. You guys been doing this for 4 hours? That's right, baby. Loobid seal musa videos vaata seda palli 3 tundi järjest.
That's crazy, vot see on päris töö. See on päris töö. Pliks, jah. Okay. Mina olen Elina, Instagramis Badi Daddy ja hetkel ma õpin Berliinis. I wanna cry Mao. See on insane nimi. Kui sa paned Insta-handliks I wanna cry Mao. Mees, meil on matchivad tatokad. Kinda. Mees! Wow! Ta just teadnud seda. Ära ütle nii! Mees! Ei ju mees! Ta ju näeb, et ta ei taha mees olla. Wow. Okei, see on built different. See on haige. Väga ikooniline. Tuu respekt, mees. What the fuck? Miks ta nagu nii palju komplimente ütles? Veider juba, teed nagu liiga palju komplimente. Ei, mees, sa oled built different. Oh my fuck, that's fire. Ei, mees, see on fire. Vaikuse metked ka vaata korra. Ei, see on fire. Ei, see on räme aus. Räme aus on see. Me oleme kogu aeg Tadokas, räme aus. Su pusa, mees. Ei, mees, see on räme litt. See on räme litt. Oh, built different, mees. Su teksad, mees. Mees, ahvu jelgel. Tap me up, bro. Ahvu jelgel. See on mida vittu kui litt. Mees. Oh my god! See soeng, mees. That's crazy. Miks sa nii palju ütles neid asju? Koško on tagasi. Saabub 2 kohvriga ka saatest kõige parem kaaslane tuntust kogunud Koška. Kas ma nagu officially tapan ära ennast või ma officially tapan ära ennast? Okei, see. Mina olen Koška ja ma tegelen eksisteerimisega. You had one job. Öelda Koška! Kas tal on... Mis asi see on? Tal oli kunagi pikad küüned, vaata, mäletad? Jah. No need on nagu veel pikemad. Nüüd ta ütles, et mul on nii pohhui. Ma teen maailmarekordi ära saates. Ja ta tegi ära selle. See ei saa olla nagu elamiskõlbulikud. Ei saa olla elamiskõlbulikud. See on lihtsalt show jaoks. 100%. See ei ole, no ta ei saa käi nendega iga päevast. See ei ole võimalik. See ei ole reaalne. Nüüd aga tuleb küünised välja ajada ka teistel sisuloojatel, sest võistlusalaku ja esimese väljakutsena peavad sisuloojad leidma endale isikupärase riietuse kaltsukast. Fuck you guys tava. Produsent ütleb, tehke midagi. Mis sa tahad? Ja kui te küsite, mis suunamudjad teevad, täpselt seda me pean ütlema, me teemegi. Oh my god, need on PlayStation. Kas need on PlayStation püksid või? Mul on koodisärk ja PlayStation püksid. Plugid ka kõike või? Jah. Aga sa oled nagu... Kes tegi samamoodi. Mis ta tegi just? Ma ei tea. Mis ta tegi? Mingi huu. Neandertaal, kes avastas tuleliga, see sama. Anette on õppinud disaini ja pakub juba sisuloometeenust ka brändidele. Peale ettevõtete ma reklaamin ka ennast ja tahan ka ennast turundada, et see on üks mu siht. Tule veeda minuga üks päris tööpäev. Jah, ma teen päriselt tööd ka. Hommikul esitasin oma ettevõtte alt paar arvet ning läksin pärast seda kohe... Kas ta nimetas just töö tegemisest, arvete tegemist? Siis ta läks juba Briannale vastu. Esitasin, tule teemaga päris tööd, esitame 3 arvet ja lähme Briannale vastu. Äkki me eksime jälle. Ja võib-olla. Me oleme varem eksime. Ja absoluutselt. Briannale vastu, sest ma vastasin, et kell on nii palju. Töinimel oleks juba mingi kella 9 fucking kontoris, saad aru, või midagi tegema. Ta ilmselt ärkas kell 11 üles, saatis 3 arvet ära, läks kell 1 Briannale vastas, vaatas, oi perse, kell on pool päeva läinud juba raiski. Siis lähme brunchile. Väike brunch, paar kapsalehte. Ja siis lähme õhtul, lähme juba holli. Ja ongi mu päris tööpäev. Korras. Ma tõstin korra käsi ja kõik välja peal. See on väga kui see on mugav, siis sa pead... Saime Robini nipslippi just näha või? Näita nipslippi.
vaatajate arv langes lihtsalt. Seltskonna üheks säravamaks täheks on kindlasti ligi 8000 TikToki jälgijaga Robin ehk Victoria Baby. Ma ei suudanud. Seda nimi fucking Robin ka veel. Ei name shame siin. Soomes ma esindun Victoria Babyna lihtsalt sellepärast, et niimoodi ma eraldan 2 täiesti erilist elu. Kuna ma ei taha, et keegi mu partneritest hakkab lugema ühtegi artiklit. Mu partnerid teavad, mis mu päris nimi on, aga keegi ei hakka mõtlema selle peale, et nad leiaks mingit artiklit. Muidugi hakkab. Kui raske on neil kuradi partneritele panna kuskile Google'isse Robin Sulg ja tulevad kõik artiklid ette. Paned translate ette rahulikult. Ja Crazy nimi on Victoria Baby. Mis su nimi on? Victoria. Perekonna nimi. Suure osa oma sissetulekust saab noor sisulooja ka pornograafilise sisu tootmise eest, mis läheb muuhulgas üles ka OnlyFansi. I'm back, bitches. Ja siis ka Pornhubid ja kõik sellised. Tänu täpsustamast. Mulle vahel tundub lihtsalt, et me elame oma elu lihtsalt ise keerulises. Tal on erinevad suhkruissid, kes iga kuu kannavad talle plekki. Me elame oma elu liiga keerulises. Fucking genius. Ehk siis sinu joogi eest selles klämmis maksis mingisugune Soome issi. Mulle sobis. Aitäh, Soome suhkruissid. Mulle väga meeldis see jook. Tegelikult peaks nagu ise ka olema nagu targem. Suhkruemed. Hit me up. Royal fansid ja fetišilised nagu sisuloomis sellised platvormid. Miks ta nii? See nagu, fetiš nagu kohad, ma nagu ei hakka detailselt lausa, aga fetišid, vaata . Mis fetišed? Aga Robin, kirjuta meile ka, et mis... Ei. Oota, ma ei ole oota. Tegem veits huvitab, mida ta teeb. Mille suhkruisid talle raha maksavad. Ja mõtle, see on kõik eraisiku alt ka veel. Tulumaks. Ei. Kõik maksud. Muidugi. Ei. Eraisiku, suhkruissi saab eraisiku, see oli teema ju kunagi. Ja maksuamet reaalselt ütles välja, et suhkruissid saavad sulle raha niisama kanda. No maksud. Maksuamet ütles, suhkruissid võivad kanda raha. Et see on lihtsalt... Kellelgi seal maksuametist on normaalne suhkruissi. See reaalselt, et sa saad lihtsalt, näed, võta. Sa ajasid mul veel rohkem elu isu ära just. Ma olen nii vales businesses mees. Küll, maksuamet, andke teada. See on uskumatu. Tellijaid tuli tegelikult väga palju Eesti mehi ja kes on, see ongi selline, kes on kelle mees ja kes on kelle poeg ja kes on kelle vanaisa ja et see on tegelikult need samad inimesed, kes hüüavad kõike seda friiki ja värki-särki, siis suured ihaldajad. Holy fuck, ärge muretsege naised, teie mehed ei peta teid mingi vaid minuga. Ja kas ta praegu reaalselt expose'is nagu mingi, et kõik teie fucking isad, pojad, vanaisad on mul fucking DM-ides ja võib-olla ka kuskil mujal külas. Aga kas ta näeb ka neid nimesid? Holy shit, muidugi näeb. Oh my god. Ja just, et kõik need, kes vaata sitta kommenteerivad. Värdjas, friik, rõvedus. Siis see vend paneb iga kuudele mingi paar sotti. Ja teda perse ka. Robin ütles mulle, et siuke saade tuleb. Ja ta ütles, et ma võin tulla reageerima. Siis me saame teada, kui ta tuleb. See on nagu Soome need roadmanid juba palju. Kas te unustad? Kübrak, Koška. Koška! Ta veits on Soome, samamoodi küll. Küll, siis on. Ja siis on okats on peas, vaata. Endal nagu see parm, vaata, kes tuli siia algsi ostma meile, vaata. Veits tunne, et ma oleks võinud hiljem panna riides selga, siis mul on tunne, et inimesed nägid, et mul on nagu selline fit ja siis nad nagu veits muutsid oma asju, mul on tunne, et nad nagu veits kopeerisid mind. Oh my god, juba süüdistused. Keda? Anette, vist ütles, et teised kopeerisid teda. Millega? Riietusega. Et näe, et vaata, ta on ju disainer meil ikkagi ju. Väga heavy süüdistus tegelikult. Ma arvan, see on hagi vääriline. Oleme veits matchid nagu. Pakid ja matchid ja. Loki. Anette Maria püüab uue jakiga päästa, mis päästa annab.
Võtsi meeldinud, et mulle öelda, et ma olen välja nagu see Sandra. Ta on päriselt mäed, ta oli päriselt mäed. Päris hevi, väga hea. Kõik riided, mis on nii fucking koledad, et ma ei suuda vaadata. Mingi Macroni kilekad on jalas. Ma tahtsin ise võtta, aga seal oli nii palju vanu tädisid, mul oleks piinlik. Oh, bitch, cunt as fuck. Oh my god. Koška reaalselt võitis nagu... Fucking rekkajuht ju. Reaalselt see oli mingi... Nii, kuidas ma saan nagu kõik peale visata, mis on kõik kõige rõvedam. Aga samas funny, samas väga funny nagu. Täpselt nagu... Sa ei võtta seda nagu liiga tõsiselt. Teedki nagu pullina võtta veits. Võttis mingi tuuräägi ka veel. Pani tuuräägi. Sall ka veel. Pani nokats päeva. Väga ägedad välja. Tahaks teada, mis nüüd saama hakkab. Mis nad teevad? Vaata rekkajuhti. Mida Robin läheb tegema? Ma arvan, et ta läheb Pariisi moeshow'le. Reaalselt. Me lähme nüüd ühte kohta, kus me näeme, kas teie käed on loodud ainult telefonist tupsutamiseks või kannatavad nad midagi enamat ka. Kätega tööd tegema. Ma tegelikult nagu otseselt lapsi vihka, ma tegelikult vihkan seda kasvatust, mis neil on. Tegelikult ma vihkan sul aastast, sul on nii siit kasvatust olla tehtud. See on see, et nagu how dare you, tere, ja siis sellega on tükk kamma ja ma ei viitsi. Ma tunnen rõõmu, kui laps nutab. Mis siin toimub? Mitte midagi. Mis siin toimub? Mis asja? Just call children nagu. Ma vihkan lapsi, mul on hea meel, et kui laps nutab. Aga ma ei saa öelda neile, nagu, et sul lapsel on siit kasutus seega, ma ütlen lihtsalt neile kõigile, et ma vihkan teie kõikide lapsi. Jah, mis siin toimub? No aga mul käis vanema rinnalõikuses ka kaasas. Tema oli kaasas muga siis, kui ma 18-aastasena rinnaoperatsioonile läksin. Just rinna hoppis tulduna, siis ta ütles, et ma tean küll, kust sul raha tuleb. Persse küll, et noh, nice. Vanaema teab kõike! Robini vanaema teab kõike! Mis päris crazy asi, just tuled nagu rinnaoperatsioonil. Tegi ära, vaata, vanaema pull-upib siis sinna palatisse. Poiss! Robin! Ma tean küll... kus su raha tuleb. Kus siis tuleb? Suhkruissid. Mis need on? Ja sa... Ma nägin ühte videot. Millist? Kus sa imesid? Robin! See võimalik nii oli. That's fucking crazy, tere. Mulle meeldib see, et Robin on täiesti suva. Vähemalt on ta aus, no. Ta ei valeta. Jah. Noh, vanema, kas tead? Nüüd ta maksis mu kontsakingad ära. Nüüd ta maksis mulle tee süstimise, et ta on selline chill. Vanaema sõbrad. Siin on kaks varianti. Kas need on vanaema sõbrad või see on mingi tuntud Eesti vanamees, kes on vanaemaga täpselt sama vana? Ja keda vanaema teab. Ja keda me teame ilmselt ka. Jah. Või siis on lihtsalt vanaema mingi klassivend. Kes on see vana Vana Ütle, kes sa oled? Me oleme saabunud Alpaka farmi. Minu kõrval on siin Andres, tema hakkab teile täpsemalt rääkima, mis te siin teete ja miks te siin... Ütles naisele hommikul, ma lähen tööle. Mul on mingi TV3 või K3 mingi võtte. Naine mingi, tuleb mingi väga hea meel su üle, vaata. No Andres läheb kohale. Mida perse? Roadman Koška on kohal. Rekka just lihtsalt. Siuke kaadervärk. Et Andres läheb koju, räägib naisele, naine ütleb, mees, ma ei usu sind. See on käpp. Sa valetad. Tere tulemast siis Muumioru Alpaka farmi, mis asub Harjumaal. Siin farmis on 26 alpakat. Kõigepealt saate erinevad tööd endale. Oh my god, alpaka, ma olen nii haip. Kui te alpakade juurde lähete või üldse sinna pääsete, tuleb kõigepealt endale selgeks teha, kuidas loomade juures käituda. Mitte neid ahistada. Alpakad võivad ka sülitada. Nojah, teil nüüd see põhiinfo on nüüd vist käes. Mina palun, et te jaguneks 2 gruppi. Üks grupp tegeleb söötmisega ja teine grupp tegeleb sellega, mis järgneb söömisele. Ongi sita korjamine. Väga lihtne. See on nii nagu loogiline. Muidugi. Kui keegi oleks küsinud mu käest, räägime selle saate skript ära, ma oleks sulle seda esimese episoodi ära. Aga me ütlesimegi ju. Ma ütlesingi. Korjame sitta. Et kui ma nagu... Suunamudijad sitta korjamas. Äkki nad sülitavad teid peale. Ma loodan. Ma loodan, et sul näkku. Me võime ise ka sülitada. Teravate kommentaaridega paistab silma Berliinis õppiv Elina.
kellel on TikTokis ligi 68 000 jälgijat. No. Ma hakkasin 2019 e-girli stiiliga TikTok'e postitama ja need olid väga populaarsed. Sa oled täpselt siuke vend, kellele e-girlid meeldivad. Seleta mulle, mis tähendab e-girl. Ära nüüd pretendi, et sa ei tea. Päriselt. Sa tead väga hästi, mis see on. Kuidas ma tean, mis see on? Sa fännad neid, sulle meeldivad need. An e-girl is a young person belonging to a subculture that originated on a social media, blending elements of emo, goth and Japanese street fashion with a strong internet and gaming focus. Ühesõnaga, ja gamer, nagu semi-gamer. Seda tead küll. Ei tea või? Ütlevad, seda ütlevad, seda ma tean. Lase seda siis. Sorry, I don't talk in a uwu voice. I don't know what you expected me to do. Uwu. No! What you just heard. Siuke type beat, no. Siuke type beat. Nii, aga enne töö siis lõbu. Nii, et teie töö on... Andres doesn't fuck around. Tal on nii suva, et nad seal lõbutsevad näeb. Enne töö, tehke palun kõik ära. Enne töö siis lõbu. Andres on siis. Oi, blää. Siin on meil siis vaja see sõnik kõigepealt kokku pühkida. Pandi alati tööle igal pool väiksena. Ma saaksin ikka asjadega. Mida see koška teeb? Tööle igal pool. Vaata teda. Mõlemas käes on see kuradi tööriist, teises käes ikka telefon. Ei ole. On ju? Väiksena. Ei filmi või? Need on küüned. Ta ei saa hoida. Okei, minu viga, Ta ei saa vabandan. küüntega hoida, ta peab niimoodi leidma. Ta ei saa küüntega tõesti hoida. Vau. Äkki on ikka... See on ju brutaalne, sa ei saa kühvlit hoida ka lihtsalt. Koska ma teen video, kuidas sa sitta influencer life. See Ta oleks võinud öelda, not my first rodeo. on ka sitt või... Mulle meeldib putukad haiged, ma tahtsin talle tarantlit ja siis ma kogemata tellisin 2 tükki. Siis nad olid alla hinnatud. Ja siis siuksed sinised, hästi nunnud beebid, aga need surid ära, sest ma ei tulnud selle peale, et nad võivad ennast lõhki süüa. Ja ma ei tea, miks. Võtad ka endale koduloomad. Väga haige. Väga tihti researchi viitsid teha. Yeah. Võtad koera, ma ei teadnud, et ta süüa tahab. Ja siis ta koer šokolaadi sööb ikka. Täiesti üle poolt. Muidugi, anna terve selle korradi Kalevi. Fucking asjana. Tarantlile ka. Alpakad on väga erilised loomad, nad on väga puhtad ja neil on väga huvitav tualetisüsteem. Nad valivad karjamaal välja mingid teatud kohad, kus nad teevad oma häda. Ja teistesse kohtadesse nad üldiselt oma häda ei tee. Ja see on ainult alpakadele ja laamadele oma. Ja Robin Maltingul. Sa raudselt kõredi, kui koolis sita häda peale tuli, sa ei käinud koolis sitale. Jälle jooksid koju ja situsid ära. Ei, ma ei jooksnud koju, ma helistasin vanaemale. Vanaema tuli järgi. Mul oli koju liiga pikk maa. Ma ei oleks ära jooksnud sinna koju. See on püha koht, vaata. Mina käisin ainult seal ja ma tegelikult... Praegu Tallinnas ka, vaata. Lihtsalt vanaemale. Vanaem tuleb Tallinnas järgi juurde. Sinu juures ma olen ka käinud. See on ka päris okei. Vaata, tunned ennast nagu hästi. Ma ei tea, mul ei meeldi mingi restoranis või kohvikutes, ma ei kannatanud. Mingites kohvikutes on veel niimoodi, et veed suksena. Siis mingi vend istub oma lauaga, joob kohvi, vaata samas. Ei, mees ta kuuleb nagu kõik. Sa kuuled, kui keegi kuseb ka, vaata. Ma olen nagu veits liiga ülbe ja mu huumor on veits liiga tume, nii et ma kardan, ma ütlen midagi väga lollakat. Bro, su huumor on sitane. Ta ongi see tume järelikult. I wanna cry lemao. Pakkusin ka ennast pärast välja, et ma võin ATV-ga sõita ja see väga meeldis mulle. Väga tore oli, et see mees ka usaldas mind. Vahepeal natukene midagi probleemid oli, mingi suri välja või midagi, aga siuke fun oli. Ta literally siis volunteeris, et lihtsalt ATV-ga sõita. Nägime, et masin välja tood. Aga aus masin. Siis ma arvasin, et Sitamaster 3000. See on ikka päris nästi pill. Sita imur 3000. Oi. Mina, kui ma saan sita koristatud. How are we friends? Ta oli korraks momenti vaja. 6-7. Türa küll! Me oleme liiga vanad. Oi, tõesti on aeg sealmaal juba. Pushing 30.
GG's. Neil on need telefonid on pidevalt näpus, et kas see on ka midagi, mis kasvu toob? Selge see, et nad teevad oma videoid, nad teevad pilte, nende käest küsitakse ja nad saavad neid samu teadmisi edasi anda, kui ägedad loomad nad tegelikult on. Nii et võib-olla see sisulooja amet siiski ei ole nii mõttetu, nagu osad inimesed võib-olla kuskil mainivad. Äkki nemadki jagavad oma pilte siin rahvale, kes teab, kes veel siin albakafarmid veel on või kui palju inimesi järsku avastab, et need albakad on ikka toredad loomad. Nagu mina avastasin täna. Kes see sisulooja? Milline nende sisuloojatest? Ei, aga see on mingi stock, mingisugune CapCuti mingi template peal, vaata lihtsalt. Tegelikult oli päris naljakas. Nice talk, rahvas. 0 sõna! See oli timelapse, see oli ilmselt mingisugune 5-10 mintsa materjali sinna. Okei, 5 võib olla. Põmm, kiireks tehtud. 0 sõna, kõik telodes. Muljeid. Kas sulle meeldis sita korjamine? Jah, mulle meeldis sita korjamine. Ma võiks veel seda teha. Ei. Ja nüüd vaata, kui mõtled, kui Koška peale, siis Koškal kõige parem kaaslane, see oli ju võõrutusravi ju tegelikult. Sealt võeti kõik asjad ära. Nüüd Koškal on free will to do anything. Arvad, et on viina või? Viina kindlasti peab olema. Ilma viinata ei tehta mitte midagi. Ilma viinata ei tee mitte midagi siin elus. Okei. Nüüd on aeg küps, et oma uude koju sisse kolida. Penthouse, tahate näha või? Okei, kas kui bassein ei ole? See on bassein. See on bassein. Seal on seen ta. See on jumala nunnu. Vaadake see. Oh my god. Issand, kus tahaks ise praegu. Väga aus maja. Jesus. Suke suvine Eesti ilm. Siukses kohas. Natuke, aga restaureeritud, aga natuke siuke vanem. Väga aus. Tünnisaun paistis, nagu ikka. Tünnisaun paistis. Muidugi. Väga aus. Tere tulemast koju! Siin te veedate oma vaba aja. Natuke nikerdate tööd ka teha, nii et ausalt öeldes ma olen natuke kade, just see on nii äge maja, siin on nii palju detaile, aga minge visake oma uuele pesale pilk peale. See on joke. Wow. Ilus! Oh my god, sinu... Oh my god, kuulge, ma võin see elama jääda. Seal. Viis on kui palju vetsupaberit. Oota, never mind. Sa mahud! Sa ära hooli, kui mahud. Oh my god, mahudki. Ainus asi, siin ei ole pistikut hoidi kõrva. Mul on super telefoni sõltuvus, nii et kuniks mul telefon käes on ja laadida saan ja mul mingi vett on, siis mul tegelikult väga mitte midagi muud vaja ei olegi. Kuule, kas kõige paremas kaasas võeti telefonid ära või? See oli ju geniaalne. Muidugi, võõrutusravi oli see. Sydney, see oli geniaalne. Siin peab sama tegema. Ta on vaja sinna saatma. Äkki ongi nüüd, võtame telefonid ära. See oli nii aus. Kus juures mõtle, päris hea saate idee, vaata, et see nagu nii on ja sul on su saade, sa pead kuidagi seda proovima, sa võtad kõik info, kõik teevad nagu mingit sisu. Põmm, tasuta promo. Väga lihtne. Väga lihtne. Te olete saanud ennast ilusti nüüd sisse seada siin küll ja on aeg teie enesetutvustusvideod valmis teha ja teadmiseks, et kõik sisu läheb hindamisele. Nii et üldiselt soovitan ma alati ikkagi sellesse kõike panustada ka. Kindlale ülesandele vastavat sisu peavad osalejad nüüdsest absoluutselt iga päev looma. Ja olgu öeldud, et žüriil on õigus konkurentsis mittepüsijaid ka koju saata. Mis ta ütles? Ta ütles, et žüriil on võimalus neid koju saata, kui sisu ei ole hea. Ei vasta standarditele? Mingitele, jah. Oh no. Oh no. Saatke mind koju. Palun, ärge saatke. Spordiala on kaardisõitmine, kui keegi seda väga ei usu. Aga ma ei tea, kas teised teevad midagi. Mul on nagu, ma tunnen ennast nii outsiderina, et ma teen midagi, teised ei tee või ma ei tea. What is this? What the fuck is this attitude nagu? What is this? Samamoodi nagu seal kuredi riiete valimisel ka vaata, et nagu veits ikka nagu natuke nagu pick me, ei või? Veits on ju, ma ei tea, kes nagu, ainult mina teen nagu me kõike siin, et teised ei tee mitte midagi. Mis siis on? Et ala, et kui sul nagu mikker kaasas on, et sa oled parem influkas kui teised. No äkki tuleb natuke parem kvaliteetsem video. No jaa, aga who the fuck cares? Seda võikski teha ju. Who the fuck cares lõpuks ju tegelikult? Minu sind üldse ole, miks need teised siia praegu puutuvad? Ma ei tea, seda ma räägingi, that's weird. Et kui teised ei tee, siis nagu suva sul. Muidugi. Sul on nüüd tehtud juba või? Ei, jah. Ma olen kohe valmis. Mida? Ebene sa ei ole? Ma räägin. Ta tuli võitma ka. Ta ei tulnud mängima siin niisama. Ma räägin.
Teie ei tee mitte midagi siin. Ainult mina teen mikrofoniga contenti. Tea, mis ma arvan? Teie olete kõik sitad influencerid. Ma arvan, et ta on lihtsalt natuke pinges. Pinges või? Et ta lihtsalt on natukene pinges, jah. Arvada? Ma arvan küll. Ja sellepärast ta nagu natuke nagu mõtlebki, et nagu natuke närv on ka sees, vaata. Aga et nagu peaks valmis tegema, vaata. Et peaks performima või? Jah. Et miks te siit ei tee, vaata, nagu ta on natuke pinges. Ma arvan, et ma üritan ikkagi läbi saada inimestega, nagu leida endale uusi sõpru. Kas ta ütles, et ta üritab inimestega läbi saada või? Ta nagu ei taha, aga üritab nagu siuke, et noh, siis kui ma siin olen. Tema jaoks, tema võtab seda ikkagi nagu täielikku võistlust. Ja ta on ilmselt ainuke. Ta tahab seda brändi saada aastaks. Jah. Väga aus. No igapäevaelus ma olen pigem selline, kes üritab kõige sõber olla. Selles mõttes, kui midagi peaks olema, ega see on mingi draama juba, tead. Ta võtab seda tõsiselt. No mis ei ole halba, kui inimene võtab asja tõsiselt, see nagu võtab tõsiselt, aga nagu ole normaalne vend ka samal ajal, vaata. Siis siin juba vaatavad nüüd sellised pilgud, vaata. Mis siin juhtus? Bombastic side-eye. Sisuloojad saavad nüüd ülesandeks vaadata üheskoos loodu üle ja valida ühise otsuse tulemusel endi seast nii parim kui halvim. 5 fakti, mida sa pead teadma minu kohta. Ma olen hästi võistlusimuline, ehk see saade tuleb väga põnev. Ma olen lõpetanud visuaalmeid eriala, ehk mul on eelis disainidel kui ka videotel. Ma olen lapsest saati laulnud, nii ma käin ka Vahvkooris, ehk ma oskan väga hästi laulda. Ma käisin 7 aastat ujumistrennis. Puutun kokku sotsiaalmeediaga iga päev, eriti kuna olen Pärnu keskuse nägu ning see annab mulle väga suure kogemuse. Kui sa ei tea, kes ma olen, siis ma olen Robin Sulk, 20-aastane ja Eesti favorite sugar baby. Näitan, milline ma elu on. Juba intro oli palju parem. Mina olen Eesti favorite sugar baby. Audio perses, aga ikka kohe palju parem. Ja ma tuli järgmine klipp. Sa pead hindama seda, et milline on video kvaliteet. See nagu, kui sa heitad, et sa oled transnaine, nagu, see on nagu väga tore kõik. Ta ei öelnud seda, sest on Eesti favorite sugar baby. Sama. Ui. Ma olen Elina ja mulle meeldib sitta korjata. Mis ma teen enese tutvustuseks? Ma olen Chronically Online ja nüüd ma olen siin. Ja, Sappari. Palun ära sülita mulle. Ma muidu elan Berliinis too. Hi, ma olen Koška. Ma olen sitakorja number 2. Niimoodi. Tegema siia puuni. Enne välja nagu linnapeeli, siis ma olen ikkagist mingil määral looduselaps. Ma olen ka 25. Ma olen hetkel majas kõige vanem. Mina arvan, et ma olen kõige parem kaaslane, kuna olenevalt isegi olukorrast, ma arvan, et alati kõik asjad enda kasuks töötama panna. Nice. No? Nice. Hinded. Nice. Kas kellegi video oli väga-väga hea? Kelle oma oli kõige naljakam? No, Victoria Baby oli minu arvates ikkagi. Ta oli naljakas. Elina oli ka päris naljakas. Oli Elina? See esimene? Ei, 3. Berliini see, vaata. I want to cry in the mao. Jah, oli Elina. Elina ja Robin. Video sisukus. No. Saime teada, et... Öelge teie. Öelge teie meile. Baby. Sugar baby. Ainuke asi, mis meelde ei too. Täpselt. Noh, võib-olla kõige parem video siis ongi Anetel. Et selles mõttes ma saan aru, et sa panid sinna võib-olla kõige rohkem aega sisse. Aga võib-olla iseloomu poolest, et nagu selles mõttes võib-olla iseloomu see kõige rohkem ei olnud. Jaa! Vamos! Come on, Sandra! Jaa! Ütle talle! Miks ta nii ütles? Täpselt! Jaa! Mul käis jõnks läbi. Ammu cringe'i tundnud. Jaa! See video on rohkem kuidagi iseloomu näha. Aga video kõige parem ja sul... Nagu see Robin võiks ükskord lihtsalt... Kas ta on niimoodi või ta on paljalt? Sa ei ole mitte midagi vahet enam ju. Ta on fucking paljas. Ta on paljas. Võta need rinnad välja. Sa tahad näha? Ei no.
Sa tahad ikka jubedalt OnlyFansi lase inimesel olla, kui ta on juba praegu paljas. Lase inimesel olla, no. Kui ma näeksin seda videot Instagramis, siis see oli teine asi. Siis ma läksin like ja share. See oli nagu funny, aga ülesannet võtta kokku siis. Me ei saanud lahti nagu, kes on Koška. Konkurentide hinnangul jäi sel korral viimaseks Koška ning võidu noppis Anette. Mille järgi me hindame? Kas me hindame see, kes teeb nagu probleemi? Robin lihtsalt võttis fucking topi välja. Ta võttis fucking topi välja. Lihtsalt tal on nii pohhui. Insane. Palju nad juba ära kimund on seal, vaatasin all. Nägid seda purki või? Siuke purk on täis. Täitsa on lõpp. Sisulöö ja töö ongi kuradi stressi rohkem. Ajab jooma ja ajabki tobile muidugi. Kes näitab ennast. Oi, mul on hea meel, et siin mehi pole. Issand, kui tore. Ära ütle midagi. Täna saite te siin ise parimad ja halvimad valida, aga sotsiaalmeedias see ring nii väike ei ole ja edaspidi hakkab meil siin olema mitu kohtunikku ja kunagi ei tea, kes parasjagu online'is on. Mina, teie, osalised ise, mõni armastatud kuulsus, ekspert põllult, kõik võib juhtuda ja see žürii on armutu. Tunne, et siit satsist on täpselt üks inimene puudu. Too Kevin. Kevin. Okei. No tead, see keegi lõpeb. Ma ei taha näha, ma ei taha vaadata, palun. I'm way too old for this shit. Ma ei taha. Uue konkurendi isik selgub juba järgmises episoodis. Aga etteruttavalt võib öelda, et liiga sooja vastuvõttu majja sisse koliv võistleja ei saanud. Ma ütlesin saate alguses, et kus meie mehed on, aga see oli noli. Ma ei tea, mis nüüd saama hakkab. Nüüd on pekkis, actually. Aga Slay Queen lihtsalt, kus türa ta magab? Ei, aga mida ahvid? Oot, palun üks lause kohe korra veel. Aga Slay Queen lihtsalt, kus türa ta magab? Mis lause see on? Kus türa ta magab? Ei nagu Slay Queen nagu kus türa ta magab. Mis lause see on? Mida see isegi tähendab? Slay Queen türa, aga kus ta magab? Kus türa ta magab? Steven Raidmets on see, kes tuli, nagu me tegelikult klippides nägime. Steven Raidmets on viimasel ajal väga tuntud oma nende hästi edititud content, mingi Maxima shit, mis ta teeb, vaata. Nete oli väga mures, et keegi nüüd tuleb temast veel paremini montima ja asju tegema. Drama! Oi jah, okei, ühesõnaga, tehtud on, Go3-st saate vaadata järgmise epse, teeme 5000 laiki ja siis Go3 teab, et me tahame teist epsi ka teha või vaadata. Ühesõnaga, andke teada, kuidas teile meeldis, vaadake Reisi saadet ja Elisa Uubist ja see stuudio ja järgmine nädal juba Battle of Influence. Tulge küll episode 2. Tulge siia küll ja kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist videot maha ja magas, aga seni olge tublid. Kus türa ta magab? Tore on tagasi olla, tšau! Tšau, paka!